see on juba vana neli, et nagu mul üks sõber, et kogu maailma otsis läbi ja siis leidis lõpuks pärast aastaid, pikki aastaid naabri naise, kellega nad on õnnelikult koos, eks ju. Samamoodi, et vaadata vaimset praktikat või jumala otsingut või eneseteadvustamist või vabanemise poole püüdlemist, et on pühakirjad, pühad paigad, pühad pühakud, eks ju, mantra, palve, palvemajad, kirikud, templid, mošeed, rituaalid, praktikad, eks ju, niivõrd palju, igasugused meetode, et jõuda siis sinna, et aru saada, et naabrinaine kõige parem. Ehk siis saad aru, et see, millega me kõik tegeleme, kas see materiaalsed või vaimsed tegevused, sest et see õnn on nagu siin ja praegu kohe hinges olemas. Küsimused teadvuse häälestuses, eks ju. Kuna me oleme selles mateerias oma luupides niivõrd kinni, samskaarades ja harjumustes, samastamises, ekspluateerimises, eks ju, hankara pole ego. Et aga hea uudis on see, et mina istun siin ja sina oled seal, eks ju. Ja et meil on see tuum või see olemus on kogu aeg meiega. Tal ei ole sellist asja, et ta ei ole olnud või teaduses ja tähelepanu on hajutatud ja mujal. Aga siis see õnn ja õndsus ja igavik ja teadmised, kuidas ükskõik mis kehas, ükskõik olukorras, ükskõik mis mõõtmes olla siin ja praegu õnnelik ja Jumalaga sina peal isiklikus kontaktis, et see on kõik olemas. Et paistab, et me nagu teeme rituaale ja püüame saavutada ja sooritame askeese ja vaimne õpetaja, kõik need nagu abivahendid, et kes juhatavad meid lõpuks siia, et me aru saame, et kõik on olnud alati siin ja praegu ja kohe, eks ju. Et Satchitananda, eks ju, hing on igavene täis teadmisi ja õndsust, eks ju, ta teadvustab, tegelikult ta teab, kuidas olla siin ja praegu õnnelik. Et see on nagu olemas. Et nagu väikse lapsega, eks ju, et väike laps ka seal vahest nutab, see viid tähelepanu mujale. Siis ta nagu unustab ära kohe. Meil on sama asi, et peab tähelepanu tooma nagu olulisele või vähemalt teoorias seda head uudist nagu pidada südames, et kõik on siin ja praegu kohe. Jumal, sina, õnn, armastus, õndsus, igavik, tants, laul, muusika, värvid, lõhnad, kõik on siin ja praegu ja kohe. Et see on hea uudis. Paistab küll sentimentaalne, aga transcendentaalses kvantfüüsikas seda kinnitatakse.